Tervist, kallid televaatajad ja auväärsed linnakodanikud. Mina olen Jüri Kuuskemaa ja tänases saates In Memoriam tahaksin ma teid viia läbi ajaloo väikesele jalutuskäigule Tallinna linna alla. Et üheskoos teiega vaadata, mida põnevat ning kaasakiskuvat pakuvad meile uudistamiseks hiljuti välja kaevatud ja avatud Wismari Raveliini käigud. Siinsamas Toompea tänaval otse tänava ääres parkivate autode kõrval võime me näha maapinnal väikest puidust luuki. Kuid ma arvan, enamik tavamöödakäijaist ei oskaks tulla selle pealegi, mida erakordset ja seninägematut üks selline luuk endal peita võib. Lähme ja uudistame seda. Nii, avame luugi ja näeme, luugi all kulgeb meil kitsas kivist trepp. See on sissepääsutunnel, mis on põhja-lõuna suunaline ja otsast lõpuni sirge. Ja nüüd me lähemegi maa alla, vaatame, mida siis põnevat Tallinna linn endal peidab. Siin sissepääsutunnelis on tõepoolest erakordselt kitsas. Nii, oma lõpus ristub see sissepääsutunnel ja trepp Wismari Raveliini peakäiguga. See peakäik on ida-lääne suunaline ja oma lõpus peaks ta suunduma teadaolevalt Toompea poole, kuid meile teadmata asjaoludel on käik siit lõpust siis kinni müüritud, kuid arvata on, et kinni müüritud seina taga on käik osaliselt varisenud ning vett täis. Sellel käigujaol, mis me nüüd oleme läbinud, on silma järgi hinnates pikkust, ütleme üksjagu, jah. Kuid tahaksin televaataja tähelepanu juhtida pigem ühele erakordsele ja huvitavale nähtusele keskaegses arhitektuuris. See on seninägematu või vähemalt väga harva esinev niinimetatud kardaanlagi. Ei ole tegemist võõrlaega, ei romaani ega gooti stiilis. Ei ole tegemist ka taladega, vaid seda lage toetab otsast lõpuni piki suunas ja kahest osast koosnev kardaan. Niisugune siis, jah. Ja siin lähme nüüd tagasi sissepääsutunneli poole ja siin otse sissepääsutrepi vastas näeme me väikest puidust ust. See uks ei ole ilmselt algupärane ja on siia paigaldatud kusagil umbes 19. sajandi alul. Uks on tehtud tammeplankudest ja selle ukse taga avaneb meil siis pisike ruum, kus ilmselt algupärase otstarbega hoiti keskaegseid naelkumme. Ja siin me võimegi näha tervet suuremat kogust algusaegadest pärinevaid naelkumme. Sellega oleme me teinud väikese jalutuskäigu Tallinna linna all Wismari Raveliini käikudes.
Ja lubatagu mul seesinane saade lõpetada siit praegusaegsete tänavate pinnast 10 meetrit allpool. In memoriam.